Kas te olete mõelnud, kes vastutab, kui näiteks vanglas mõni kinnipeetav tapetakse? Ühelt poolt on kõik selge. Süüdi on konkreetne tapja. Kuid kas süüdi on ka vangla ehk siis riik, et ei osanud tragöödiat ette näha ja lasi enda hoole alla võetud inimese tappa? Ja mis on see õiglane hind, mida tuleb kannatanu lähedastele hingeliste traumade tekitamiste eest tasuda? Ehkki Eestis ei kehti pretsedendiõigus, tegi Harju maakohus just hiljaaegu otsuse, mille järgi tõenäoliselt hakataksegi mõõtma riigi süüd ja välja makstavat kahjuraha. Kui mingil põhjusel võtab riik inimese enda hoole alla, näiteks paneb ta vanglasse ja see inimene riigi hoole all tapetakse, siis kes ikkagi vastutab ja kui palju riik vastutab? Seda uurimegi Tallinna vanglas. Sest just nimelt Tallinna vanglas toimus 2024. aasta 21. juuni öösel koletu veretöö. Tapeti 23-aastane Sem Carlos Kolk. Hey, what's up, yo? Ma olen Carlos ja tere tulemast YouTube-ide kanalile. Woohoo! YouTuberina teatud ringkondades kuulsust kogunud, kuid suures koguses narkoainete levitamise eest vanglakaristuse teeninud noor inimene. Vangla polegi lihtne koht ja siin ei ela lihtsad inimesed. Vägivalda kohtab siin sageli, kuid tapmine on ka vanglas väga erakordne, kinnitab Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Rait Kuuse. See, kui keegi siis vanglas surma saab, on ikkagi väga harukordne juhtum Eesti vanglasüsteemis. See enne seda aastal 2011, enne seda 2007, nii et eks see näitab ka tegelikult seda, et kui kvaliteetne tänane vanglatöö tegelikult on. Kuid 2024. aasta suvel see juhtus. Teadlikult kriminaalse hoiakuga varem mitmeid kordi karistatud Marek Madisoo tappis oma kambrikaaslase Carlos Kolgi. No kuidas selline asi ikkagi juhtuda sai? Meil on täna jõustunud kohtuotsus, mis ütleb, et vanglas toimunud tapmine sai võimalikuks üksnes Tallinna vangla enda poolt toime pandud õigusrikkumiste tõttu. Kõige suurem viga, mida vanglale ette heidetakse, on see, et Carlos Kolk ja ta tapja üleüldse ühte kambrisse paigutati. Carlos Kolk väljendas oma kambrikaaslase suhtes selget hirmu juba mõni aeg enne traagilist juhtumit. Kusjuures ka tapja soovis nende üksteisest eraldamist. Nädal pärast nende kokkupaigutamist ja ühtlasi nädal enne tapmist andis tegelikult Marek Madisoo vanglaametnikele teada, et ta ei soovi Carlosega ühes kambris olla, et neil olid tekkinud seal mingid olmekonfliktid. Omavahel paigutati kokku täiesti kokku sobimatud inimesed. Ja see on väga pehmelt öeldud. Kokku pandi ju äärmiselt jõhker ja väga ettearvamatu käitumisega kogenud kurjategija ning sisuliselt šokivangistust kandev lillelaps, kes mõlemad soovisid lahku kolimist. Selles osas midagi ette ei võetud, et üks teabe- ja uurimisosakonna spetsialist suhtles nendega küll, kuid jättis üksuse juhile teatamata, et selline olukord on tekkinud ja otsustas, et midagi enamat selles olukorras ette ei võta ja neid lahku ei paiguta. Ehk siis ebaõnnestuti tapja profileerimisel. Ikkagi saab siis öelda, et 24. aasta suvel vangla hindas olukorda valesti. Mõnes mõttes on see tagantjärele tarkus. Ka tol hetkel ei olnud seda tõsikindlat teadmist, et nende koos olemine ühes kambris on täiesti välistav ja et oleks mingisugune aimdus, et inimene planeerib siis sellist tegu. Kes kellega kokku sobib ja keda mitte mingil juhul kokku lasta ei tohi, on vanglatöös üks vastutusrikkamaid ja keerukamaid ülesandeid. Inimeste ühte kambrisse paigutamine, et sellega paratamatult kaasnevad riskid. Ja just riskid, mis võivad tekkida hiljem, mitte kohe selle paigutamise hetkel. Et paigutamisel tõepoolest, et erinevad siis vangla töötajad kontrollivad taustinfot, suhtlevad inimestega ja selle pealt annavad hinnanguid, et kas nad saavad koos ühes kambris viibida või mitte. Ja antud juhul oli ka selle juhtumi puhul selliselt, et alguses selliseid probleeme, mis neil oleks just seotud üksteisega, ei olnud.
ometi toimus just selles kambris eriti julmal viisil tapmine. Ja nagu menetluse käigus selgus, valitses just sel traagilisel ööl vangla töökorralduses täielik jama. 150 kurjategijaga eluplokis valvas vaid üks valvur, kes poleks ka parema tahtmise juures suutnud kriisiolukorda märgata. Valvur ise ütles, et selleks, et täita kõiki õigusaktidest tulenevaid kohustusi järelevalve teostamisel, peaks tegelikult korraga olema 4 valvurit korraga tööl. Nõutud on vanglas iseenesest 2 ja tol õhtul oli paraku ainult 1. Tallinna vangla tänasel juhil Andreas Kliimantil pole kerge taolisi teravaid rünnakuid tõrjuda. Üks valvur, kes pidi tööle tulema, siis tal oli mõjuv põhjus mitte tulla. Vangla üritas leida asendaja, aga kuna see ette teatamine oli suhteliselt lühikese ajaga, siis sellel hetkel enam asendajat leida ei õnnestunud. Üldiselt öösel vangla on suhteliselt rahulik koht ja valvuril on need tegevused, mida tegema peab sellised ühetaolised, ta peab tegema ringkäike vähemalt korra tunnis ja vaatama siis nii-öelda kambri luugis sisse ja veenduma, et isik on seal olemas ja temaga on kõik korras. Ringkäigud küll toimusid paaritunniste intervallidega, kuid nendegi väheste ringkäikude käigus tegelikult kambrisse sisse kordagi ei vaadatud ega veendutud, kas vahistatud on endiselt kambris olemas, kas nendega on kõik korras. Vanglajuht küll möönab valvuri tegemata jätmist, aga kindlasti sellel ringil, igatunnisel ringil mittekäimine ei ole nüüd seotud selle nii-öelda siis selle kohutava teoga. Kui keeruline oli panna Tallinna vanglat ehk riiki tunnistama, et ka neil on süü ja vastutus selle eest, et Carlos Kolk vanglamüüride vahel suri, et ta seal tapeti? See on olnud väga keeruline ja tegelikult nad ei ole ju seda tänaseni teinud. Just nimelt. Vanglasüsteem möönab, et töökorralduses oli vigu ja seda ütleb ka juhtumi tõttu läbi viidud sisejuurdluse kokkuvõte. Kuid me võib-olla oleme natukene erineval arvamusel selles osas, et kas töötajate sellel hetkel tehtud nii-öelda tegevused olid põhjuslikus seoses selle konkreetse tapmisega. No meie seisukoht on ikkagi see, et see, kes teo toime paneb, vastutab ikkagi esmajärjekorras. Eitada ei saa, et vangla esimene ülesanne on tagada turvalisus vanglakeskkonnas kõikide nende inimeste jaoks, kes siin karistust kannavad, aga kes siin ka töötavad, kes vanglat külastavad. See on suur väljakutse, eriti arvestades seda, et vanglasse kedagi hea käitumise eest ei panda. Me oleme võtnud selle väga traagilise juhtumi endale väga tugevalt analüüsida, aga me mööname ka seda, et kõigi nende pea 1700 inimese nii-öelda tegudesse ja mõtetesse me igal ajahetkel ei suuda näha, seal on oma piir ees. Teisipidi ei ole vanglaametnikul võimalik ja ka vajalik iga kinnipeetava kõrval iga minut seista. 2024. aasta suvel Tallinna vanglas toimunud noore kinnipeetava tapmise asjaolude uurimine tõi välja ka väga rasked möödalaskmised meie moodsaima vangla töökorralduses. Kohus mõistis mõrvari kõrval süüdi ka vangla ja nõudis välja kahjusumma 22 000 eurot kummalegi lähedasele, millele tuginedes kohus otsuse tegi, kust just selline summa võeti. Seda kõike võiks täpsemalt selgitada Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Hedi Lutterus. Kohtul ei ole ette antud konkreetset tabelit või valemit, kus ta võtaks selle kahjuhüvitise suuruse, vaid ta peabki seda iga kord eraldi hindama. Kas meie kohtunikel on kasutada mõni pretsedendi väärtusega otsus, millele siis omad otsustest toetuda? Meil ei ole Eestis otseselt pretsedendiõigust, aga kohtud kindlasti lähtuvad sellest, milline on olnud varasem kohtupraktika. Aegade jooksul, kas siis näiteks auteotamise, kehavigastuste või ka surmaga lõppenud juhtumite puhul teatud loogika on tekkinud. Kogenud vandeadvokaadile meenuvad mitmed erinevad juhtumid, kus on kahjuraha välja nõutud. Ja neil puhkudel on see loogika olnud pigem väga erinev. Au ja hea nime teotamise asjades on olnud 10 000 näiteks, kui inimest nimetatakse pedofiiliks ja mis on siis pool sellest, mis mõisteti kannatanutele antud juhul.
on olnud juhtum ühest koolidirektorist, kelle kohta kirjutati, et ta ei ole hea koolidirektor ja seal mõisteti mälu järgi välja 20 000. Inimese solvamise eest on välja nõutud 20 000 ja inimese surma eest on välja nõutud 20 000 ja seal tekibki küsimus, et kus on loogika või milles see loogika seisneb? ma ei tea, et eks seal tulekski vaadata konkreetse kohtuasja sisse, aga kui kohus on hinnanud ja leidnud, et konkreetsel juhul on see summa piisav, siis mina Eesti kohut usaldan ja eeldan, et see summa ongi sellisel juhul sobilik olnud. Kas see ongi mingis mõttes siis inimese hind või? Ühelgi inimesel ei ole hinde, mida saaks rahas mõõta ja kohtul on kindlasti selles olukorras väga raske roll. Kui me räägime isiku surmaga lõppenud juhtumitest, siis ükskõik millisest summast me räägime, et see ei hüvita ealeski inimese kaotust ega ka seda kaotuse valu, aga ilmselt on siis ikkagi kohus konkreetset juhtumit hinnates leidnud, et see on see summa, mis konkreetsel juhul võiks aidata seda kaotusvalu leevendada. Täitsa võimalik, et sellest otsusest saab pretsedent, mille järgi ka tulevikus kahjunõudeid mõõdetakse. Mul on tunne, et siin ikkagi on nagu nende õigushüvede hindamise tasandil ebakõla tekkinud, et kellegi au ja hea nimi peaks olema ikkagi märkimisväärselt vähem väärt kui lähedase olemasolu või tema kaotus riigi tõttu. Kas too otsus, rahasumma, see on mingisuguse pretsedendi tähtsusega otsus, kuidas teile tundub? Ma ütleks, et ta pretsedent ei ole, aga ta on jällegi selline harukordne olukord meie jaoks ka, et kus sellistel põhjustel siis riik peab ka rahalisi hüvitisi maksma. See võib olla impulss sellele, et kannatanud hakkavad selle peale mõtlema, et kui vanglas või teises kinnises asutuses, kus on isiku eest vastutav lõppkokkuvõttes riik, inimesega midagi juhtub, et siis ei pruugi olla selle eest vastutav mingi üks konkreetne inimene, vaid võib olla ka organisatsioon vastutav, eks ole, antud juhul see organisatsioon oli riik, ka nendes hoolekodude asjades võib ju vaadata kaugemale kui ainult konkreetne hooldaja, kes väärkohtleb patsiente, võib ka organisatsiooni vastutus kõne alla tulla. Ja mul on tunne, et seda on kuidagi siiamaani ikkagi üritatud vältida ja ka antud juhul prokurör üritas riigi kui kostja mängu toomist vältida kõigil võimalikel viisidel. Otsus on tehtud, mida me oleme saavutanud, kui nüüd kokkuvõtvalt öelda, mis see nüüd kõik andis? Tööd on tehtud, rahad on välja nõutud. No need rahad, mida välja nõutakse, need rahad kindlasti ei hüvita kadunud venda, kadunud poega. See on selge. Inimestele tegelikult on oluline see, kui riik näiteks siis oma kohtuvõimu kaudu taunib riigi tegevusetust, teeb otsuse, et see, mida te praegu tegite, ei ole õige. Et sellel on oma moodi selline restitutiivne toime, et see annab inimestele hingerahu, see aitab seda olukorda kuidagi sulgeda. Tahaks loo lõpetuseks veel rõhutada, et vangla ongi väga keerukas ja tugeva sisemise pingega struktuur, kus juhtub asju paraku ka edaspidi. Oluline on teada, et keegi vastutab ja vead parandatakse, et need rängad juhtumid ei kukuks unustatud asjade kasti. Ja see peab kehtima muudeski eluvaldkondades, kus me maksumaksjatena oleme riigile usaldanud võimu ja volitused.